Isa, me täname sind, et sina oled meile elu kinkinud, et sa oled meid loonud sellesse hetke, kus me elame, sellesse aega, kus me elame. Issand, ja me täname sind, et sul on üks plaan, üks eriline plaan meiega. Miks sa oled loonud meid sellesse hetke, kus me täna oleme, sellesse aega? Issand, ja me täname sind, et see on üks parim plaan, et me võime käia selles plaanis. Isa, me täname sind selle eest, sinu armastuse eest, sinu imelise armastuse eest, sinu kõike võitva armastuse eest. Isa, me täname sind ja me toome au sinule ja me palume sinu õnnistust, me palume Püha Vaim sinu juhtimist sellele tänasele päevale. Issa, ma palun, et sa ilmutaksid meile seda visiooni, seda plaani, seda kutsumist, millesse sina meid oled tõmbamas. Tänu sulle, Isa. Amen. Amen. Tere hommikust. Olge head, võtke istet. Ma loodan, et teil on nädal hästi läinud. Koolid on hästi alanud ja on olnud üks võrratu nädal minu elus ka. Ja tänu Jumalalt, ma ei ole ainuke. Ma eile õhtul vaatasin ühte dokumentaali lihtsatest inimestest, väetitest inimestest, kes otsustasid minna kuhugi teise maailma otsa. Sellistesse kohtadesse, kuhu mitte keegi ei taha minna. Kes kogesid Jumala kutset ja vastasid sellele ja läksid sõjapiirkondadesse, slummidesse, vaesuse keskele, kuritegevuse keskele. Täiesti lihtsad inimesed. Ja kuidas nad muutsid neid paiku, kuidas nad muutsid seda keskkonda, kuidas nad tõid lootust nende inimeste eludesse, kes seal elavad. Jumal oli pannud nende südamesse ühe unistuse ja nad haarasid sellest kinni. Ma tahan täna ka jagada sinuga unistust, mis on minu südames. Matteuse evangeeliumis 23. peatükis 11. salmis ütleb Jeesus: aga suurim teie seast olgu teie teenija. Ma usun, et me oleme kuulnud seda. Aga need ei ole lihtsalt sõnad, see vajab saada meie jaoks ilmutuseks. Et suurim on see, kes on teiste teenija. See on tõeliselt kuninglik suhtumine, teenija suhtumine, valmidus teenida. Teenimine on armastus. Armastus ei sunni, armastus loob keskkonna. Armastus saab sundida ainult armastajat, aga mitte armastatavat. Armastus loob keskkonna, kus inimene võib oma südame avada. Armastus loob keskkonna, kus inimene soovib oma südame avada. Armastus loob keskkonna, kus inimene tahab muutuda. Jeesus lõi sellise keskkonna, kui ta kohtus Samaaria naisega kaevul. Ta lõi keskkonna, kus selle naise ellu tuli lootus, kus see naine koges armastust, kus see naine koges vajadust muutuda. Jeesus lõi keskkonna, kui ta kohtus Sakkeusega. Minnes Sakkeuse juurde õhtust sööma, ta lõi keskkonna, kus Sakkeuse südames tuli esile meeleparandus. Vajadus muutuseks. Armastus korraga tuli esile tema südames. Mees, kes oli väljapress ja korraga ütles, et ma maksan 4-kordselt tagasi nendele, kellele ma olen liiga teinud, kellelt ma olen liiga palju võtnud. Jeesus lõi keskkonna, kus inimesed võisid muutuda. Igaüks meist on loodud looma keskkonda. See keskkond on Jeesuse Kristuse kuningriik. Me oleme kuningriigi esindajad. Kuningriigi keskkond on see keskkond, kus Püha Vaim saab tegutseda. Jumal on niimoodi otsustanud. Ta oleks võinud ka teisiti valida, üldse mitte meid kasutada.
Aga Jumal on otsustanud kasutada meid, et püha vaim võiks meie kaudu liikuda. Et kuningriik võiks meie kaudu laieneda. Sinna, kuhu meie tema lastena, tema sulastena, tema esindajatena läheme, kuhu meie oma jala maha paneme. Seal kehtib Jumala kuningriik. See on Jumala igatsus. Et nendes paikades kõikjal liiguks püha vaim. Püha vaim elab meis. Jumala kuningriigi vaim elab meis. Igal pool, kuhu me läheme, see vaim tahab tegutseda seal. Nii et oluline on, et me läheksime, et me vastaksime sellele kutsele, milleks Jumal meid on kutsunud. Hiljuti me olime tänaval kuulutamas ja üks noor mustlase noormees tuli meie juurde rääkima. Ta oli päris sellise värvika suuvärgiga, aga me jäime rääkima, me jäime jutustama. Tal oli sõber ka kaasas ja me rääkisime justkui mitte millestki nii väga sügavast. Me rääkisime, miks me siin oleme, miks me seda teeme. Ma rääkisin natuke oma elust, oma tunnistust. Ja mingi hetk ma vaatasin, et kaks mustlasest sõpra vaatavad üksteisele otsa ja justkui niimoodi annavad pilguga märku, et justkui mingisugune selline äratundmine. Ja ma ei pööranud sellele siis väga tähelepanu. Aga mõne kuu pärast see üks noormees tuli jälle meie juurde, kui me olime tänaval kuulutamas. Ja ta hakkab mulle rääkima, et kuule, minu elus on nii palju jamasid, minu elus on nii palju probleeme, ükskõik kuidas ma proovin midagi ette võtta, kõik läheb ikka ühel hetkel nässu. Et justkui needus oleks minu elus. Ja siis ta võtab välja 50 euroste paki oma taskust ja pakub mulle seda, et kas sa saaksid selle needuse maha võtta minu elust. Ja ma ütlesin, et loomulikult ma saan, aga raha jätta endale. Tee sellega midagi head. Ja me rääkisime, me palvetasime koos, ta tunnistas mulle oma patte, püha vaim tõi esile mingisuguseid asju, mis tema elus olid, mingisugused sidumised. Me palvetasime, me murdsime need sidumised. Ja seal samas see mustlase noor mees, meie teisel kohtumisel. See mees, kelle iga teine sõna oli ropp, kui me esimest korda kohtusime, ta parandas sealt meelt. Ta tunnistas oma patud üles. Ja me koos palvetasime päästepalve, ta andis oma elu Jumalale. Temast sai Jumala laps. Ja mis seal toimus? Me lõime keskkonna, me läksime kohale, me läksime sinna. Ja kui Jumal sind kuhugi kutsub, siis järelikult seal on inimene või seal on inimesed, kes igatsevad tema järele, kes igatsevad oma ellu muutust. Nii et võta seda väga tõsiselt, kui Jumal kutsub sind kuhugi, siis vasta sellele kutsele, sest seal on inimesed, kes igatsevad Jumala järele. Ja sa võid olla osa sellest, näha, kuidas nende inimeste elud muutuvad. Ja see on nii võrratu kogemus, see on nii võrratu, et seda ei saa sõnades kirjeldada. Sellel hetkel sa tunned, et sa oled selles, kelleks sa oled loodud, kelleks Jumal sind on kutsunud. See täidab sind. Nii et alusta keskkonna loomisest, ära muretse selle pärast, mida sa pead rääkima või mida sa pead tegema või kuidas sa pead välja nägema. Alusta keskkonna loomisest. See algab sellest, et mine välja, mine sinna paika. Mine vii kuningriik lihtsalt oma kohaloluga sellesse paika, kuhu Jumal sind on kutsunud. Ja Jumal juhib sind edasi, Jumal varustab. Armastus ei kiirusta. Armastus ei löö piibliga pähe, armastus ei pööra vägisi kedagi usku. Armastus annab aega inimesele. Armastus austab inimese vaba tahet. Kui lapsed, me teame seda lugu, tulid Jeesuse juurde, siis jüngrid keelasid neid. Aga Jeesus ütles, ärge keelake neid, vaid laske nendel tulla minu juurde, sest selliste päralt on kuningriik. Kuningriik. Jeesus laskis kuningriigil jõuda nende lasteni. Jeesus lasi nendel lastel tulla kuningriiki. Alusta keskkonna loomisest. Inimesed vajavad esmalt kogeda, et Jumal on armastus. Armastus on ligitõmbav. Kes ei tahaks olla
armastavate inimeste keskel, kogeda ennast armastatuna. Paljud meist on kuulnud kadunud poja lugu, kuidas ta palus isalt oma osa pärandusest, et minna oma elu peale. Ja armastav isa andis talle selle, mida ta soovis. Aga kadunud poja tõi tagasi isa armastus. See teadmine, et isa armastab teda. Et seal kodus kuskil on ikkagi see armastav isa, kes ei lükka teda ära, vaid võtab ta vastu. Armastus on see, mis tõmbab. Ja see on see, mida meie oleme kutsutud jagama. Mul on unistus toetavast kogukonnast. Toetavast kogukonnast. Mul on unistus, kus igaüks on toetatud ja kus omakorda igaüks toetab kedagi teist. Sellisest toetavast perekonnast, sellisest toetavast keskkonnast. Mul on unistus, aga mul ei ole ainult unistus. Mul on ka nägemus, kuidas seda unistust ellu viia. Unistus on midagi, mis ei ole kohustuslik. Unistus on meile kõigile tasuta ja unistuse puhul meil on valik, kuidas me sellesse suhtume. Kas see on midagi, mida me peame kindlasti tegema, me ei taha, aga me ikka peame tegema. Ja ausalt öeldes ma ei kujuta ettegi sellist unistust. Me unistame millestki, mida me ei taha teha. Me ikka tahame, me oleme kirglikud unistuse suhtes üldiselt. Et unistus on vabatahtlik. Unistus on midagi, mida sa tahad teha. Sellepärast, et sa tahad, mitte sellepärast, et sa pead. Mul on unistus sellisest kogukonnast, kus igaüks tunneb, et ta on toetatud, et ta võib avastada oma potentsiaali ja leida oma tõelise elu eesmärgi. Mul on unistus luua sellist kogukonda. Ja mul on nägemus, kuidas see kogukond sünnib. Selline kogukond sünnib läbi kultuuri loomise. Kultuuriga seoses võib-olla vanematel inimestel tekib silme ette pilt kultuurimajast. Aga see ei ole kultuur. Kultuur on see meie suhtumine, see, kuidas me elame, kuidas me midagi teeme. Kõik see on kultuur. Igal pool on mingisugune kultuur. Me kõik kanname endas mingisugust kultuuri. Aga kultuur, millest mina unistan, on hoolimise, teenimise ja üksmeele kultuur. Hoolimise, teenimise ja üksmeele kultuur. See on minu unistus. Et me võiksime luua sellist kultuuri, et me võiksime välja elada sellist kultuuri. Ja sellise kultuuri loomisel meil igal ühel on oma osa. Ja mis kõige parem, igaüks meist on võimeline looma sellist kultuuri. Igaüks siin olijatest on võimeline. Ja mida selleks vaja on? Selleks on vaja valmidust pühenduda ühele inimesele. Ainult ühele inimesele. See tähendab võtta regulaarselt aega ühe inimese jaoks. Oma kogukonnas, oma koguduses. Üks inimene korraga. Ainult üks inimene. Märka seda ühte. Kuidas on, kas see tundub tehtav? Pühenduda regulaarselt ühele inimesele. Kui see tundub sulle tehtav, siis ütle aamen. Amen. Tore. See on täiesti tehtav. Ma teen asja veel lihtsamaks. Võta oma kaaslasega 2 peale üks inimene. Pool inimest näkku. Veelgi tehtavam. See on täiesti tehtav. Muidugi kõigel sellel peab olema eesmärk. See eesmärk ei ole lihtsalt olla mõnusalt koos. See kuulub asja juurde. Aga see eesmärk on aidata sellel ühel saada küpsemaks Jeesuse järgijaks.
Kogudus on Kristuse ihu. Ma usun, et suur osa meist teab, et ihu koosneb rakkudest. Rakud paljunevad pooldudes. Ühest rakust saab 2 rakku ja nendest omakorda sünnivad uued rakud. Rakud paljunevad. Koguduse rakk on rakugrupp. Rakugrupp koosneb 3 inimesest. 2 inimest, sina ja sinu kaaslane, võtate oma rakugruppi ühe inimese. Te olete üks rakk. Te kasvate, te küpsete ja ühel hetkel te pooldute ja sealt tulevad uued rakud. Rakugrupiga saadakse kokku korra nädalas. Korra nädalas võtta aega oma kaaslasega. Tund, 1,5–2. Korra nädalas. Rakugrupp võimaldab arutleda sügavatel isiklikel teemadel. Rakugrupis on samast soost inimesed. On teemasid, mida võib-olla vastassoost inimesega on ebamugav jagada. Rakugrupi liikmed on üksteisega avatud ja lubavad üksteisel oma ellu rääkida. Ja käiakse regulaarselt koos selleks, et saada paremaks, küpsemaks Jeesuse järgijaks. See on see eesmärk. Rakugrupi fenomen on see, et inimesed saavad isiklikult teenitud. Iga inimene saab isiklikult teenitud ja iga inimene isiklikult teenib kedagi teist. Mõelge, milline potentsiaal selles on. Selline keskkond ehitab tugevaid suhteid ja loob selles kogukonnas ühe innuka, teeniva vaimsuse, sellise üksmeele. See seob inimesi ühte ja samal ajal kasvatab, arendab, treenib inimesi sügavalt. Õpetussõnad 6–9 ütleb niimoodi. Mine sipelga juurde, sina laisk, vaatle tema viise ja saa targaks. Kuigi tal ei ole pealikut, ülevaatajat ega valitsejat, valmistab ta siiski suvel oma leiva ja kogub lõikuse ajal oma toiduse. Kaua sa laisk magad, millal sa ärkad unest? Ma leidsin Piiblist 2 korral, kus mainitakse sipelgat. Ja mõlemal korral sipelgas tuuakse meile eeskujuks. Mine ja vaata teda. Vaata, kuidas ta toimetab. Olete näinud metsas neid suuri sipelgapesasid, neid hunnikuid. Olete te mõelnud sellele, miks see sipelgapesa ära ei mädane, miks ta ära ei kõdune, miks ta hallitama ei lähe? Sellel on oma põhjus. Sipelgad regulaarselt tõstavad oma pesa ringi. Nad paigutavad oma pesa okas okkahaaval pidevalt ringi. Nad muudavad okaste paigutust. Iga sipelgas võtab oma okkakese ja paneb selle natuke teise koha peale. Ja see protsess on jätkuv. Ja tänu sellele selles pesas on elu. See pesa ei lähe hallitama. See pesa ei mädane ära, vaid see pesa on elujõuline. See pesa kasvab ja areneb. See on üks elujõuline keskkond. Ja see on see, milleks Jumal meid on kutsunud. Et me igaüks oleksime selle oma okka juures, selle ühe juures. Ja regulaarselt paigutaksime seda ringi, regulaarselt tegeleksime selle oma okkakesega. Jumal ei ole meid kutsunud kuningaid paigale panema, kuningaid valima. Sellises keskkonnas ei ole vaja kuningaid. Meil on kuningas Jeesus. Tema on kuningate kuningas. Aga me vajame igaüks olla need sipelgad, kes võtavad selle oma okkakese ja tegelevad sellega. Ja kui igal sipelgal siin koguduses on oma okas, siis see
kogudus on üks elujõuline keskkond, üks innustav, üks inspireeriv, üks julgustav, üks kasvav keskkond, mis puudutab seda ümber olevat ühiskonda, mille keskel me oleme. Kristuse ihus on ka suuremaid üksusi. Nimetame seda elundiks. Elundid koosnevad rakkudest. Ja selline suurem elund üksus on kodugrupp. Paljud meist juba käivad kodugruppides. Kodugrupis on keskmiselt kuni 10 inimest. Kogunetakse korra nädalas inimeste kodudes. Ja seal arutletakse elulistel teemadel, uuritakse piiblit, palvetatakse üksteise eest, õpitakse Jumalat ja ka üksteist sügavamalt tundma. Kodugrupp loob innuka vaimsuse ja sellise kogukonna ühtekuuluvustunde. Ja läbi rakugruppide ja kodugruppide me ehitame sellist innuka vaimsusega sotsiaalselt ja vaimulikult tugevat kogukonda. Ja loome sellist üksmeele ja teenimise kultuuri. See on minu unistus, see on minu igatsus. Luua sellist kultuuri koos sinuga. Ja ma usun, et see tänane hetk, kus me oleme, on see hetk, kus Jumal on tegemas midagi uut. Jumal on loomas midagi uut. Jumal on sind kaasa kiskumas millestki uute. Siin koguduses on juhtunud väga palju imelist. Mina ise olen saanud päästetud siin koguduses. Aga täna on see hetk, kus meil on vaja edasi liikuda. Sellest paigast, kus meil täna on see koguduse telk, piltlikult öeldes. Jumala pilv on üles tõusnud ja liikuma hakanud. Ja Jumal kutsub meid endaga kaasa. 4. Moosese raamatu 9. peatükis on sellest juttu. 17. salmis ütleb niimoodi. Ja iga kord, kui pilv tõusis üles telgi pealt, läksid Iisraeli lapsed teele. Kui pilv oli paigal, siis nemad olid paigal. Kui pilv tõusis üles, siis nad läksid teele, sinna kuhu pilv neid juhatas. Kuni pilv jäi jälle paigale. Ja mina kogen, et täna on see pilv üles tõusnud ja Jumal kutsub meid endaga kaasa. Jumal kutsub meid edasi liikuma. Ja mina lähen kaasa ja ma väga usun, et ma ei ole ainuke siit kogudusest, kes tuleb kaasa. Ma igatsen minna kaasa ja näha, kuhu Jumal meid on viimas, mida Jumal on tegemas. Ma igatsen vallutada koos Jumalaga neid Jeerikoid ja neid linnasid, kuhu Jumal meid on viimas. Ma igatsen võita kuningriigile rohkem hingi, rohkem territooriumit. Jumal on kutsunud meid seda tegema. Jumal kutsub sind kaasa. Lähme ja teeme seda koos. Nüüd sul on kindlasti küsimusi, kuidas seda täpselt teha. Kuidas me ikkagi täpselt seda kõike teeme. Kuidas me täpselt seda osadusgruppi, kodugruppi teeme. Kuidas me teeme rakugruppi, millest siin juttu oli. Ja ma tahan sulle jagada, ma tahan sulle anda väga lihtsad ja selged konkreetsed juhtnöörid, kuidas iga üks siin olijatest saab sellega väga edukalt hakkama. Ja ma usun siiralt, et see toob ühe vilja esile, see toob ühe elu esile. Ja nagu ma rääkisin, see fenomen on see, et absoluutselt kõik, kes on osa rakugrupist, absoluutselt kõik isiklikult saavad teenitud, saavad sügavalt teenitud ja kõik iga üks meist saab ise teenida. Ja see teenimine on jõukohane. See ei ole terve linna vallutamine ühe hetkega. See on see üks okas ja sellest piisab. Et luua kultuuri, et ehitada sellist üksmeele teenimise, innuka vaimsuse kogukonda. Joosep, ole hea, pane esimene slaid ja võib-olla on parem, kui me laseme tule ära, vähemalt siit ees selle esimese rea tule.
Jaa, nii on parem. Te ei pea kõike üles kirjutama. Meil on olemas materjalid ka selle kõige jaoks. Ma lihtsalt seletan selle lahti, et see asi jõuaks paremini kohale, sest iga uus asi on selline võib-olla natuke võõras ja ta vajab nagu seedimist ja ülerääkimist. Et ta korralikult kohale jõuaks. Ma jagan visiooni, toetava kogukonna visiooni. See on see igatsus, see on see unistus, mille Jumal minu südamesse on pannud. See on see visioon, see on see, mille nimel ma elan. Et luua sellist toetava kogukonna kultuuri. Ole hea, pane järgmine slaid. Ja ma kutsun sind sellesse kogukonda. Ma kutsun sind olema osa sellest kogukonnast. See ei ole eraldi kogudus, see on kogukond, see on kogudusi toetav kogukond, kuhu võib kuuluda iga koguduse liige, iga kristlane, olenemata sellest, kus koguduses ta on. See on liikumine, see on elu andev liikumine. Me usume, et sinu elu on ainulaadne ja sellepärast me seda kõike teeme. Me oleme avatud nii mitte kristlastele kui kristlastele. See tähendab seda, et kui meil on töökaaslasi, sõpru, tuttavaid, samamoodi alustame sellest ühest, siis meil on võimalus kutsuda teda osadusgruppi, meil on võimalus kutsuda teda rakugruppi, et olla osa sellest kogukonnast. Tule sellisena, nagu sa oled. See on see sõnum ka mitte kristlastele ja kristlastele kõigile. Tule nii, nagu sa oled. Sa ei pea ennast kuidagi üles pumpama selleks, et sobida siia. Tule nagu sa oled. Pane järgmine slaid, ole hea. Kes me oleme? Me oleme toetav kogukond, kus sa võid tunda ennast väärtusliku ja erilisena. Sest see on, kelleks Jumal sind on loonud. Me hindame tähendusrikkaid suhteid. Ja see väljendab selles, et me oleme valmis võtma üks ühele aega. Me soovime olla toetav keskkond, mis toob sinus esile parima. See kogukond võimaldab kogeda sügavaid suhteid. Meie põhisuunad on osadus, jüngerdamine ja missioon. See on see, millest meie kogukond koosneb. See on see, millest meie kogukonna kultuur koosneb. Üksmeelse ja armastava kogukonna ehitamine läbi siiraste ja tähendusrikaste suhete loomise. Uute juhtide toetamine, treenimine ja mentordamine. Erinevate inimeste ja sotsiaalsete gruppideni jõudev missioon. Kodugrupp siis koguneb ka tavaliselt korra nädalas. Meie koguduses kõik grupid ei kogune korra nädalas. Mõned kogunevad harvemini. Ja see on ka okei. Pigem on oluline, et see rakugrupp võiks iga nädalaselt kokku saada. Kodugruppides arutleme elulistel teemadel, uurime piiblit, õpime Jumalat ja üksteist sügavamalt tundma ja palvetame üksteise eest. Kodugrupi usaldavas ja toetavas õhkkonnas leiad sa uusi sõpru ja sa võid vaimulikult kasvada. Rakugrupp, nagu juba ka mainitud, siis rakugrupp on kõige väiksem üksus koguduses ja seal on 3 inimest. Kokku saadakse korra nädalas ja see võimaldab arutleda sügavatel isiklikel teemadel. Rakugrupi liikmed on üksteisega avatud ja lubavad üksteisel oma ellu rääkida. Käiakse regulaarselt koos selleks, et õppida rohkem Jumalat tundma ja saada küpsemaks Jeesuse järgijaks. Ja siis rakugrupis kohtuvad samast soost inimesed. Et kogu see asi saaks puusti juurde, siis selleks me tahame toetada kogukondade rakugruppide ehitamist.
Ja selleks on meil kogukonna väljasõidud, juhtide treeningud ja inspiratsioonipäevad. Esimene inspiratsioonipäev oli meil reedel meie juhtidega, kes juba on kaasa tulnud selle kogukonna liikumisega. Huudi konverents, see on meil juba 2 korda olnud ja sellel aastal me plaanime, tuleval aastal siis, veebruaris me plaanime seda jälle teha. Ja see koosneb teoreetilisest õppest, praktilisest treeningust, loomulikult on ülistus, tunnistused, osadus, ka osa sellest Huudi konverentsist. Ja see koondab, kaasab kõiki kogukondi siis, nii meie kogudusest kui ka mujalt Eestist. Meil on ka täna juba Tallinnas inimesed, kes käivad samamoodi koos, ehitavad seda kogukonda. Nii et, ja minu igatsus on, et see leviks üle Eestimaa. Ja et see ei piirduks ainult meie kirikuga isegi, vaid et kogu kristlaskond võiks saada nakatatud sellest kultuurist. Loomulikult see ei sünni üleöö, aga see on see suurem unistus, suurem igatsus. Mis on meie eesmärk? Me ehitame armastavat, toetavat ja elu andvat kogukonda. Me aitame sinus oleval potentsiaalil esile tulla. Aitame sul avastada Jumala kutset oma elus. Elavdame kohalikke kogudusi. Toetame sinu vaimulikku kasvu. Oleme missionaalsed. Meie väärtused, pühendumine, me oleme pühendunud. Me oleme pühendunud sellele ühele okkale. Me ei jäta teda üksi. Meil on soov jätkuvalt kasvada, areneda. Siiras ja julge armastus. Tegudes väljenduv usk. Kirglikkus Jumalas. Meie strateegia on siis kõige kokkuvõtvamalt öelduna ehitame kogukonda läbi rakugruppide ja kodugruppide. Toetame, treenime ja mentordame uusi juhte. Kõige kiirema kasvu saladus on see, et me treenime uusi juhte regulaarselt, sest uued juhid suudavad koondada uusi inimesi enda ümber. Uued juhid suudavad algatada uusi asju, mis kõik toob uut elu, mis tekitab kasvu. Nii et me toetame ja treenime ja mentordame uusi juhte regulaarselt, teadlikult. Ja siin on meie visioon. Me oleme toetav kogukond, kus igaüks võib avastada oma potentsiaali ja elu eesmärgi. See on meie visioon. Olla toetav kogukond, kus igaüks võib avastada oma potentsiaali ja elu eesmärgi. Me oleme jätkuvalt selline kogukond. Nüüd kohalikule kogudusele. Mida see annab kohalikule kogudusele? Ma usun, me juba oleme kuulnud päris palju, mida see annab kohalikule kogudusele. Aga siis täpsemalt, Huud on siis selle kogukonna kultuuri nimi. Aga nagu ma ütlesin, see ei ole omaette kogudus, vaid see on liikumine. See on kristlasi liitev ja kohalikke kogudusi toetav liikumine. Meie eesmärk on elavdada kohalikke kogudusi, innustades ja treenides kristlasi oma usku jagama, inimesi jüngerdama ja oma kogudusse kirglikumalt panustama. Ja sellises kogukonnas on tugev süstemaatiline vaimuliku kasvu toetav programm. Selleni me jõuame ka hiljem. Korraldame praktilisi treeninguid, erinevaid inspiratsioonipäevi, nagu juba juttu oli. Kadus meil pilt ära.
Nii, midagi hakkab sealt tulema jälle. Pane paar slaidi edasi. Nii, lase tagasi. Läksid mööda juba. Kohalikule kogudusele, just see. Meie eesmärk on siis elavdada kohalikke kogudusi, innustades ja treenides kristlase usku jagama, inimesi jüngerdama ja oma kogudusse kirglikumalt panustama. Ja meie kogukonnas on tugev, süstemaatiline, vaimuliku kasvu toetav programm. Me korraldame praktilisi treeninguid ja koolitusi, kuidas viia läbi hästi toimivaid osadusgruppe ja rakugruppe. Ja kuidas luua tähendusrikkaid suhteid ja jüngerdada uusi kristlasi. Korra aastas toimub siis Huudi konverents, mis siis koondab kõik kogukonnad üle Eesti. Ja niimoodi sünnib iseennast paljundavate osadusgruppide võrgustik, milles iga inimene on teenitud ja kaasatud. Ja selline kogukond võimaldab kogeda sügavaid suhteid ja luua ühtset toetavat kultuuri. Kui meil on ühtne kultuur, siis me oleme tugevad. Luues ühtset kultuuri, me ehitame elujõulist kogukonda, elujõulist kogudust, elujõulist kirikut. Ja sul on võimalus toetada selle kogukonna loomist. Ja need andmed leiate ka Maranata meie koguduse kodulehelt. Nii et sul on võimalus ka rahaliselt toetada seda. Et see on selge, et ka iga asi vajab ka raha, et seda asja ellu viia. Nii et kui sa usud sellesse kogukonna kultuuri, siis sul on võimalus toetada seda. Ja siin on meie kontaktid, kes meil on täna pannud juba käe adra külge ja kes on meie kogukonna juhid. Tallinnas on Sander Põldveer, kes on elukogudusest ja tema juhib seal kogukonda. Tartus olen mina ja lisaks minule on siis veel Kristo ja Laura meie kogudusest. Teele Telgma, tema on ka Tallinnast, Tallinna Toompea kogudusest. Ta tuli siia Tartusse ülikooli, nii et ta on mõned aastad siin meiega ja juhib ka kogukonnas. Samamoodi Saamuel Maikalu Põltsamaa kogudusest. Ka tema on siin Tartus õppimas mõned aastad ja tema on samamoodi osa meie tiimist, üks meie kogukonna juhtidest. Nii et kui sul on soovi ka liituda meie nende kodugruppidega, siis võta meiega ühendust. Ja lisaks siia nimekirja, need ei ole meie koguduse ainukesed kodugrupid, vaid meie koguduses on veel palju kodugruppe ja ma usun, et selle kohta me saame ka infot siin lähiajal, et millal ja kus need kodugrupid toimuvad ja kes need kodugruppe juhivad. Nii. Kuidas alustada toimivat rakugruppi? Lähme siis konkreetsemalt asja juurde. Ma usun, et kodugrupi läbiviimisest meil on natukene selgem arusaamine juba, kuna me oleme seda rohkem teinud, aga rakugrupp, et võtame selle rakugrupi üksik asjalikult ette. Ja ma usun, et kui me täna oleme selle slideshow'ga tutvustusega lõpule jõudnud, siis põhimõtteliselt sa oled valmis alustama rakugruppi. Kõigepealt leia endale kogudusest üks sõber, vaata enda kõrvale, kes su kõrval istub või selja taha, paremale, vasakule, üles alla. Leia endale üks sõber, kellega koos võtta regulaarselt, korra nädalas aega, tund, poolteist, maksimum 2 tundi. Ja leidke endale siis üks 3. inimene veel, kellega seda teha. Sa ei pea alustama kohe võõra inimesega väljaspool kogudust. Väga hea on praktiseerida, alustada inimesega oma kodukogudusest. Ja see mõte on, et kõik meie koguduse inimesed võiksid olla jätkuvalt osa ühest rakugrupist.
Ja siis leppige kokku esimene kohtumine. Millal teile sobib, mis on see päev, mis on see kellaaeg nädalas, mis teile kõigile kõige paremini sobib. Ja võib-olla see ei ole iga nädal sama kellaaeg, sama päev, see on ka okei. Aga see võiks regulaarselt, iga nädalaselt ikkagi toimuda. Ja olge püsivad. Kindlasti võib tulla selliseid hetki, kus lihtsalt on selline tunne, et emotsiooni ei ole. Ja emotsioonidega on nii, et neid vahel on ja vahel ei ole. Ja siis tuleb mängu see püsivus. Ole püsiv. Jää kindlaks. Saage ikka kokku. Ja palveta oma inimeste pärast. Palveta nende pärast regulaarselt ka, kes käivad sinu rakugrupis. Ja kuidas kaasata mittekristlasi rakugruppi? Hea on alustada selle suhte ehitamisest, selle keskkonna loomisest, nagu me rääkisime ka. Ja üks võimalus on alustada sellise 4 kohtumise seeriaga. Ja seal igal kohtumisel arutletakse kindlal teemal. Ja esimesel kohtumisel, kes on sinu elu positiivselt mõjutanud. Ja siis seal kõik osapooled, kõik 3 siis jagavad, avavad ennast. Teisel kohtumisel, kes on sinu ellu valu toonud. 3. kokkusaamisel, kelle elu sina oled positiivselt mõjutanud. Ja 4. kohtumisel, kellele sina oled valu põhjustanud. Ja nüüd, kui te 4. kohtumisel arutlete sellel teemal, et kellele mina olen valu põhjustanud, kellele sina oled valu põhjustanud, siis siin on hea võimalus minna edasi sellele teemale, et vestelda ka patu ja andestuse teemal. Sest kui me seda jagame, seda 4. teemat, siis me kõik saame aru, et me kõik oleme pattu teinud. Ja me kõik vajame Jumala armu. Ja siis on võimalus jagada head sõnumit Jeesuse lunastustööst ja Jumala andestusest. Ja tõenäoliselt siis see ei pruugi kohe 4. kohtumisel juhtuda, see võib millal iganes juhtuda. Aga ühel hetkel tõenäoliselt meie lootus on see, et see inimene annab oma elu Jumalale. Ja siis me saame juba edasi jätkata neid rakugrupi kohtumisi rakugrupi juhendi põhjal, millest nüüd järgnevalt tuleb juttu. Ja see rakugrupi juhend, see on nüüd mõeldud kristlastele, et kui rakugrupis on kõik kristlased, et siis on võimalik nendel teemadel arutleda. Ja nüüd see rakugrupi juhend on siis konkreetselt selline, sul on ees mudel, mille järgi seda teha. Mida seal rakugrupis rääkida, mille üle arutleda, kuidas alustada, kuidas lõpetada. Et see on selline spikker ja me printisime välja ka neid ühe paraja pataka, et te saate kõik pärast võtta endale kaasa selle rakugrupi juhendi ja selle järgi siis seda rakugruppi hakata läbi viima. Kõigepealt, kui saate kokku, palvetage ühiselt Jumala juhtimist algavale osadusele ja arutlege järgnevatel teemadel. 3 sellist põhiteemat, isiklik suhe Jumalaga, evangeeliumi jagamine ja koguduslik suhe. Need on need 3 põhiteemat, mis katavad meie sellise vaimuliku elu, kristlase elu. Ja nüüd edasi me vaatame siis täpsemalt ka neid küsimusi, mis iga teema alla siis kuuluvad. Pane järgmine slaid. Kõigepealt siis isiklik suhe Jumalaga. Ja need on need küsimused, mille üle arutleda rakugrupis. Mida Jumal on hetkel sinu elus tegemas? Mida oled viimasel ajal piiblist lugenud ja kuidas Jumal sind on selle kaudu kõnetanud? Milline on olnud viimasel ajal sinu palveelu? Kuidas on Jumala vaimu viljad sinus kasvanud? Millistesse neist vajaksid enam kasvada? Kuidas saaksid neid kasvatada? Millisest patust oled olnud teadlik sel nädalal? Kuidas minna edasi teisiti? Ja nii kui te näete, need küsimused on sellised, mis panevad mõtlema, mis panevad tegutsema. Ka, et kui sa tead, et järgmisel või ülejärgmisel korral, kui me kokku saame, me jälle arutleme nendel küsimustel, siis sa teed oma elus ka vajalikke korrektuure, sa mõtled, et võib-olla kui ma ei ole lugenud piiblit 3 nädalat,
siis järgmisel kohtumisel me saame kokku, me räägime sellest ja siis mul on midagi öelda. Palveelu puudutavad asjad samamoodi. Mingisugused patud, millega meil on võitlemist. See toetab, see aitab, see stimuleerib rakugrupi liikmeid tooma oma elus muutusi, midagi muutma, kasvama jätkuvalt, otsima Jumalat. Ja need on küsimused, millele siis iga rakugrupi liige vastab. Et ei ole niimoodi, et see kolmas on see, kes vastab, vaid kõik avavad ennast üksteisele. See on see mõte. Siis ka kõik kasvavad. Pane järgmine slaid. Evangeeliumi jagamine siis. Kuidas oled saanud tunnistada Jeesusest oma tegude ja sõnadega? Mõtle kahele inimesele, kes hetkel ei ela oma elu koos Jumalaga. Mis võiks olla lähinädalatel sinu praktiline samm, aitamaks neid Jeesusele lähemale? Jälle see küsimus paneb kohe mõtlema, et mis see praktiline samm siis võiks olla, et kuidas seda võiks teha? Milliseid tänupõhjusi on sinu suhetes pere ja sõpradega? Pane järgmine slaid. Ja kolmas teema on siis koguduslik suhe. Kuidas on olnud kogudus sinu elus olulisel kohal suhete ja teenimise näol? Milliseid väljakutseid ja võite on sinu elus raha kasutamisega Jumala juhiste järgi? Lähtuvalt täna räägitust, mis on üks teadlik otsus ja samm, mida lähinädalatel teha saad, et olla parem Jeesuse jünger? Kas koged, et oled selles vestluses midagi olulist veel rääkimata jätnud? On see midagi, mida tunned, et peaksid jagama, aga hirm ja häbi tunne hoiavad sind tagasi? Võib-olla ka lihtsalt midagi, mis küsimuste käigus esile ei tulnud. Tee julge samm ning jaga seda oma kaaslastega. Ja sealt alt poolt, eelviimane või midagi sellist. 24 või 23 või mingi selline number äkki. Nii, ja siis lõpuks, kohtumise lõpus siis palvetage ühiselt. Ja need 3 teemad siis on oluline regulaarselt ja jätkuvalt rakugrupis läbi võtta. Et see ei ole, et me ühe korra võtame läbi ja siis on kõik. Aga see mõte on just see, et me võtame neid regulaarselt jätkuvalt läbi ja see innustab meid siis oma elus ka mingid korrektuure tegema ja innustab meid kasvama. Ja rakugrupis siis tõesti jagavad kõik liikmed vastastikku oma elu. Ja loomulikult siin tuleb ka, mingil määral kindlasti mängu see, et võib-olla kõigiga nagu ei sobi. Et mõnega nagu klapib paremini, et siis tasubki alustada siis nendega, kellega see klapp on nagu parem. Et kui nagu üldse ei sobi, et siis tõenäoliselt ka inimesed ei ole valmis usaldama üksteist, nagu avama ennast täielikult. Aga ma usun, et meil kõigil on koguduses keegi, kellega meil klapib ja saame seda rakugruppi tegema hakata. Ja kui uus tulija tuleb kogudusse, et siis paku talle kindlasti võimalust liituda ka mõne oma piirkonna kodugrupiga, oma koguduse siis kodugrupiga. Ja siis iga uus tulnuk, kes on ka kodugruppi tulnud, kaasatakse ka siis rakugruppi. Et see sügavam vaimulik kasv võiks ka toimida.